Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. On möödas õnneks ajad, mil ainult mokasiin käis Mississippi rajal, ei rahu olnud siin ja röövlid öösel päeval ja verikaklus surm. Nüüd tulnud uued ajad, nüüd elu pole julm. Tere tulemast Ameerikasse, tsivilisatsioon. Turvalisus, rahu, vaikus, kaine peame jo. Tere tulemast Petersburgi, rõõmus meil ühes too. Kurja tegija või põgenenud neeger. Ära tule üles toon. Valge mees vabalt elab maal, kus õiglus suur. Valge mees vabalt valib, meeldib meil see kultuur. Tere tulemast Ameerikasse, valge tsivilisatsioon. Ära ahelaid sa karda, kui sa pagent pole või loog. Tere tulemast Ameerikasse, tsivilisatsioon. Turvalisus, rahu, vaikus, kaine peame jo. Tere tulemast Petersburgi, rõõmus meil ühes too. Kurja tegija või põgenenud neeger. Kurja tegija või põgenenud neeger. Kurja tegija või põgenenud neeger. Ära tule üles poon. Uudiseid koduvabariigist. Tere! Siin Keskpäevatund ja Kuku Raadio, Tallinna otsestuudios Marek Strandberg, Ignar Fükk ja Priit Hõbemägi laulis, aga Allan Vainola Emajõe suveteatri etendusest Hakk pärit lugu Ameerika ja tõepoolest olid sellised sõnad veri, kaklus ja surm ja muud taolist. Tere tulemast Ameerikasse, nii öeldi kindlasti ka Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile, kes reedel saabus Washingtoni selleks, et Valges Majas alla kirjutada kuulus või võiks öelda juba ka kurikuulus maavarade leping, aga need, kes vaatasid seda kohtumise otseülekannet Valgest Majast, kus olid siis USA president Donald Trump, asepresident J.D. Vance ja Ukraina president Volodõmõr Zelenski, siis need võisid oma silmaga näha, kuidas isegi taolisel nii kõrgel tasemel diskussioon võib ühel hetkel hakata kiiva kiskuma, sest päris alguses ju vestlus läks täitsa normaalselt, aga ühel hetkel toimus mingisugune jõnks, asi hakkas kiiva kiskuma ja lõpuks läks päris kraavi ja lõppes sellega, et Valge Maja peremees viskas Zelenski lihtsalt majast välja ja ütles, et too pole veel rahuks valmis. Igal juhul on see teema haaranud kogu maailma ajakirjanduse ja ma arvan miljardite inimeste tähelepanu, kui ma püüaksin kuidagi kraadida seda meeleolu, mis poliitika vastu huvi tundvate inimeste hulgas valitseb, siis et mulle tundub, et inimesed särisevad nagu vorstid pannil, sest iga päev ja iga hetk toob uusi täiesti hullumeelseid uudiseid, milleks mitte keegi valmis üle, aga hakkame nüüd seda kõike arutama. No ega ju asigi nägi selline välja, mida ju eeldada oligi, et kui ikkagi telekaamerate ees, nii nagu Ameerika presidendi administratsiooni soov oli, et teemat, mis ei ole kinniste uste taga läbi vaieldud. Ma usun täiesti seda, et see, mis teleülekandes nähtu meieni tõi, on tegelikult see köögipool, mis ilmselt veel hullemini kinniste uste taga aset leiab, kuidas vaieldakse erinevate asjade üle, siis on näost inimesed punased, susisevad, rahunevad maha ja jõuavad mingile kokkuleppele. Loomulikult seda enam telekaamerate ees sündida ei saanud, seal oli küsimus selles, kes peale jääb ja kõige kummalisem on see, et seda külakuhja ehitades ei olnudki võimalik aru saada, kes siis peale jäi. Nähtavalt Zelenski säilitas oma näitlejaoskuse tõttu oma positsiooni. See, mis teisel poolel juhtus, loomulikult hiljem selgus kõigile vabariiklastele väga meeldis, millisel moel Ameerika Ühendriikide president nende eest seisis, jutumärkides siis, aga see pilt on võib-olla see, mida ei oleks tahtnud keegi näha, ilmselt ka Donald Trump ega ka Marco Rubio ega ka
J. Vantse, mitte. Nii et see pilt on jah, nagu selles mõttes tavatu, mida ka paljud vaatlejad ütlesid, et midagi sellist ei ole nad Washingtonis enne näinud. No tuletame meelde, miks Zelenski sinna Ameerikasse Trumpiga kohtuma läks, selleks, et mõlemad pooled allkirjastaksid maavarade kokkuleppe, mille drafti või eelnõu on ka Ukraina valitsus heaks kiitnud ja see leping nägi ette, et luuakse ühine investeerimisfond, kus siis Ukraina poolelt on antud võimalus oma maavarasid selle investeerimisfondi poolt uurida, kasutada, aga mitte niisama, vaid ikkagi vastavalt turureeglitele ja Ameerika pool oleks siis seda omalt poolt rahaliselt toetanud, et ta oleks nagu funktsioneerinud, nii nagu muide on ka Tallinna linnahalli puhul mitmel korral Tallinna linn proovinud teha, et annab omalt poolt vara ja teiselt poolt on siis nii-öelda raha, mis selle nii-öelda päästmiseks on vaja teha. Aga ma mingil juhul ei tahaks peatuda või jääda seisma selle eilse Valges Majas toimunud üritusele, selle häälestuse või tooni juurde, vaid ma tahaks tuua välja just need kaks minu jaoks olulist asja, milleks see tüli või miks see tüli üldse tekkis. Ma olen veendunud, et mõlemad pooled alustasid koosolekut siirav sooviga, et see leping allkirjastatakse. Nõus, täiesti nõus. Aga milles oli 100% erinevust, oli see, et Ukraina pool oli veendunud ja sai ka kindlasti sellise mandaadi oma valitsuselt ja raadalt, et seal peavad sisalduma julgeoleku garantiid. Ameerika absoluutselt sellega ei saa nõustuda, sest tema jaoks see tähendab midagi sellist, mida ei ole võimalik selle konkreetse maavaradega seotud raamlepingu puhul fikseerida. See oleks olnud mingi muu teema, aga selles küsimuses ei saanud Zelenski mingisugust järeleandmist teha. Ja, aga vaata, seda ma lihtsalt ütlen, mida ma olen hästi palju kõikvõimalikke analüüsega lugenud Ameerika ja muust ajakirjandusest nüüd siin öö jooksul ja üks asi, mida öelda, seda tunnistatakse, et Zelenski soovis saada garantiisid ja mida öeldakse ka sellega seoses praktiliselt alati, on see, et kaamerate ees ei hakata siis uuesti võimlema. Et see leping oli läbi räägitud, see leping oli teises toas, seal oli laud, seal olid 2 siis kõnepukki mikrofonidega valmis, sealt pidi siis kohe mindama teise ruumi ja need asjad sellistel puhkudel räägitakse, naeratatakse, surutakse kätt ja siis esinetakse. Kas näod on nagu naeratavad või külmad, see on nagu teine asi, aga asi tehakse ära. Aga see, mida heidetakse Zelenskile ette ja siis nende analüütikute poolt on see, et ta väljus formaadis sellisel viisil, et ta hakkas rääkima, et tal on väga vaja siis muu hulgas, või mitte muu hulgas, aga eeskätt julgeoleku garantiisid. Ja see oli selline üks nendest asjadest, millele ta ei olekski saanud seal mingisugust jaatavat vastust, sellepärast, et teine pool ei olnud lihtsalt valmis sellistele küsimustele vastama. Ja ega seal ei olnud ükski pool valmis, et nii-öelda sõnakõlksudena muidugi jooksis, kui tähelepanelik vaatleja seal kuulas ja vaatas, siis ühe fraasiga Donald Trump tegi seda, mida ta võib-olla ei oleks pidanud tegema, aga võib-olla oleks pidanud tegema ja ta tegigi seda, ütles, et no näete, nüüd te näete, kellega meil on tegemist. Et see ongi täpselt piltlikult öeldes nii, nagu me kogu aeg oleme kahtlustanud. Ehk et see ei olnud kõige paremini kavandatud või vastupidi. Võib-olla see oligi niimoodi kavandatud, et Ühendriikidel oleks kergem siis ühest või teisest nii-öelda lepingukohustusest või mitte kohustusest mitte, vaid valmidusest nagu välja tulla ja see pilt oli üsna nukraks tegev. Nüüd küsimus ongi ju tegelikult selles, et need käigud käivad kogu aeg, igaüks Euroopas, maailmas, Venemaal, Hiinas, kõikjal tehakse selliseid käike, liigutatakse nuppe laual, mis tundub olevat juba, et siin on selge, venelased on vaenlased, need on sõbrad, nii edasi. Tegelikult see seis muutub kogu aeg. Ja nüüd
järgmised käigud ju tehakse täna, homme Suurbritannias, kus toimub siis Ukraina teemaline suur koosolek, konverents või kuidas seda iganes summitit eesti keelde tõlkida ja nüüd hakkavad peale liikumised Euroopas, sellepärast et oleme nüüd nagu ju vaatame asjadele pääle ja me saame aru, et ega ju ka Euroopa tööstused limpsavad täpselt nende samade maavarade peale ju keelt. Ikka tahaks nagu oma tööstust parandada, lihtsalt Euroopas on see lugu, et kui hakkaks või hakanuks näiteks Saksamaa, Prantsusmaa või Rootsi või kes iganes tööstusriikidest ütlema, et me tahaks, et mingeid maavarasid oleks käivitunud mingi rivaliteet. Tänasel hetkel võib-olla on isegi lihtsam see samm astuda just nimelt sellisel moel, et Zelenski teeb näiteks Euroopa riikidega eraldi võttes, kuna Euroopa Liiduga ilmselt ei õnnestu sellist diili teha, ja lähevad asjad hoopis teistmoodi ja Ameerika kulgeb oma teed pidi ja Euroopa kulgeb oma teed pidi, seda enam, et Ameerika Ühendriigid Euroopale koha on juba ju hoiatusena kõikvõimalike tariifide näol, tollimaksude näol ette näidanud. Kas sa nüüd natuke väljusid sellest hetkeseisust või see hetk on nüüd juba 3 aastat kestnud ja nüüd ongi küsimus, kaua see sõda kestab, 3 aastat, 5 aastat, 10 aastat ja Ameerika pool on selgelt öelnud, ilmselt eeldades ja ma mitte ei õigusta, vaid ma lihtsalt proovin seletada seda, et sellises olukorras, nagu praegu Ukraina on ja uuesti kordan, kas see on nüüd veel 3, veel 5 või 10 aastat, Ukrainal NATO-sse pole mõtet loota saada. Ja järgmine küsimus on siis see, et kui see nüüd sõda kestab 3 või 5 või 10 aastat veel, sest nii ma olen aru saanud, Venemaale ei ole sanktsioonid mõjunud, sest need ei ole piisavad või neist saab väga kergesti mööda hiilida või et tal on omad liitlased ja maailm on üldse keeruline, et siis kes seda finantseerib, seda Ukraina vastupidamist, sest ilma rahata ta seda ei tee. Ja me oleme siin Eestis väga uhked oma nii-öelda poliitilisele tarkusele ja ka oskusele, et me seame kaitsekulude piiriks nüüd juba 5% ja me tahame olla sellega eeskujuks ka Ameerikale ja kõigile, aga ma proovisin nüüd arvutada, mida see tähendab tänases kontekstis, kui Eestil on kaitsekulude protsent SKP-st 4%, aga mujal Euroopa riikides on mõned alla 1,5, alla 1,2, igal juhul alla 2 ja selles kontekstis see neto Eesti panus ei ole mitte 1%, ei ole mitte 0,1%, on vähem kui 0,01% kogu sellest panusest, mida me Euroopa paneb kaitsekuludesse. Ja sellisena meie positsioon on küll meile iseenesest mõistetav ja meie hoiak on täiesti selge, sest meie, kui naaber saab võidu Ukraina üle, siis oleme ka meie ohus, aga ikkagi tekib küsimus, kes seda finantseerib ja tuletan ka meelde, et Ameerika Ühendriigid on seni andnud Ukrainale rohkem toetust kui Euroopa riigid. Kas see on nii? Ja see on nii. See on lihtsalt selle tõttu nii, et mis on väga oluline tähele panna ja sellest ma natuke ka räägiksin veel, on see, et see on relvade nominaalhinnas. Ja nüüd nagu tekibki järgmine küsimus, et see, mida 3 aasta vältel või tegelikult juba 11. aastat toimuv sõda Ukrainas on andnud meile, maailmale, on selle tõdemuse, et need relvad, mida on toodetud, on laias laastus sellises konfliktis, nii nagu me näeme Ukrainas, osaliselt kõlbmatud või igal juhul väga kallihinnalised. Ja nende kasutamine massiliselt käiks ükskõik millisele riigile üle jõu. Selle tulemusena on Ukraina kaitsetööstus tänasel hetkel umbes 600,000 inimesega ettevõtlus, üsna ulatuslik ja tegelikult selle probleemide raames on Ukrainast saanud tõenäoliselt Euroopa kõige võimsama armeega riik, kus on ka ilmselt tekkimas Euroopa kõige võimsam sõjatööstus. Juhtiv. Ja selles mõttes küsimus, et kust nad saavad raha, on ikkagi seesama, et senikaua kuni oht, hirm ja kõhklused erinevate naabrite tegevuse suhtes üleval püsivad, on kõigil, ka Eestil, muideks juhin tähelepanu, vaja mitte väga kalleid, vaid odavaid ja tõhusaid relvi ja piisavalt palju. Nii et see pilt, mis on nüüd nende mõne nädala või paari kuuga pärast Donald Trumpi ametisse panekut nagu välja ilmutatud, on minu meelest päris põnev.
ühtepidi natukene hirmutav, aga tänu sellele, et ei ole veel täiesti lootusetuks muutunud, igal juhul huvitav. Ma tahaks tagasi tulla korraks selle homse päeva juurde siiski, et meil neil, kes jälgisid siis uudiseid või kes vaatasid otse, väga paljud inimesed tõenäoliselt vaatasid otse seda kummalist pressikonverentsi, et nad said olla tunnistajaks sellisele ajaloo hetkele, kus väga olulised asjad muutuvad sisuliselt sekundi murduse jooksul. See on midagi taolist, et et sõidame autoga mööda teed ja kõik on nagu tore ja mõtleme, et kuhu me järgmisel nädalal sõidame võib-olla puhkusele ja siis vastusõitul autol lõhkeb esimene juhipoolne kumm, see paiskub meie ette ja sekundi murdusa jooksul on meie elu muutunud tundmatuseni ja see ei muutu enam mitte kunagi tagasi. Need on väga murdelised hetked ajaloos ja üks selline hetk kindlasti eile seal oli. Nüüd minu meelest on nagu oluline aru saada või püüda mõista, et mis seal siis nagu tegelikult juhtus, et need hüpoteese on juba siin 12 tunni jooksul hästi palju olnud, üks on see, et seati lõks lihtsalt Zelenskile selleks, et Ameerika juhid tahtsid ennast välja tagurdada sellest kummalisest kokkuleppest, aga ma ütlen jälle, et milleks siis kogu see tsirkus nende selle ettevalmistajad juba alla kirjutatud Ukraina poolt alla kirjutatud maavarade lepinguga või hea küll, kas või selleni välja, et oli siis vaja nagu neid broileri tibusid ja crème brûleed valmis teha, mis pidid siis pidulikul lõunal Zelenskile pakutama, aga kuskil käis mingisugune, nii et ma arvan, et see lõksu hüpotees ei ole nagu päris, et see ei ole nagu päris õige. Siiski mina jään selle juurde, see kõik oli planeeritud nii, et kirjutatakse see kummaline maavarade leping alla, et mis pidi olema selline raamistik, kus puuduvad detailid, kuhu hiljem hakatakse kirjutama juurde mingisugused lisasid ja omakorda käib kuskil kulisside taga mingisugune käteväänamine. Aga selles inimeste vahelises suhtlemises käis mingisugune krõks ja üks suur väljaanne pakub välja, et see krõks käis siis, kui Zelenski hakkas Trumpi ja J.D. Vance'i parandama. Nimelt juba enne siis Zelenskit käis seal ju Prantsuse president Macron ja käis seal ka siis Keir Starmer, Briti peaminister. Ja nad mõlemad parandasid Trumpi, kes esitas mingisuguseid väiteid siis Ukraina kohta ja Trump reageeris nendele üsna valuliselt. Ja nüüd, kui nad olid seal, ajasid seal juttu ja Trump või Vance ütles järjekordse fakti väite, mis tegelikkusele ei vastanud, siis Zelenski astus välja ja hakkas parandama ja tegi seda kokku 4 parandust ja seda oli näha, et see oli erakordselt vastuvõetamatu, eriti kui Trump ja siis juhtus see, et kui Trump ütles, et see on lugupidamatu, siis Vance, kes nagu tõsise tubli puudlina võttis kohe selle kondikese üles, ründas Zelenskit ja hakkas seda siis nagu kottima täpselt selle sama asja eest. Ja see oli nagu üks selliseid asju, mis nagu keeras selle olukorra nii üles, et enam tagasi ei saanud. Ja kuna ruumis olid kaamerad ja ajakirjanikud, siis seda asja ei olnud enam võimalik parandada. Pean ütlema, et ma seda eilset üritust telest korra hakkasin, või õigemini internetist järel vaatama, aga ma õige pea loobusin, sest see oli tülgastav ja see kogu see õhustik oli seal sõna otseses mõttes vastik. Aga mõned päevad tagasi ma pikalt nautisin Macroni ja Trumpi pressikonverentsi. Trump kulutas pressikonverentsi oma ajast kuskil 3-40% sellest, kuidas ta arutles ja kiitis, kuidas prantslased ikkagi ka Ameerika abiga said Jumalamaa kiriku restaureeritud peale seda tulekahju, kuidas see on nii tähtis nende sõprusele ja kõik, et Ameerikala said prantslastelt selle vabadussõja samba ja kuigi Macron tahtis muust rääkida. Aga samas, kui Macron neid parandusi tegi või kui ta suhtes, ta alati vaatas sõbralikult Trumpi poole ja enne seda, kui ta midagi kriitilist ütles, ta kiitis Trumpi kõiki tema ütlemisi. See oli, ma sain aru, et kunagisest panganduse suurkujust on saanud diplomaatias sõnaosavuse meister. Ja nagu ka Keir Starmerist. Täpselt. Ja see ongi üks osa sellest poliitikast, et sa pead oskama ka
ka oma kõige konkurenti või antud juhul partnerit, sa pead tema väärikust hoidma, hindama ja mitte tegema selliseid nii-öelda lastetoas ka välja treenitud ütleme, et Zelenski antud juhul ei olnud kõige teraapilisem või ehk diplomaatilisem ja loomulikult see on omaette küsimus, aga tänasel hetkel vaadake, head kolleegid, ju asjaolu, et see süütenöör kõigil Donald Trumpi valitsuse liikmetel ja tal endal on väga-väga lühike, et süütenöör süttib veel ennem, kui keegi üldse tikku tõmbab, on tähelepanuväärne ja see on meile täna teada. Kuidas sellega edasi minna, ei oska mina öelda, aga tõenäoliselt need käigud jätkuvad ja ilmselt jõutakse, ma ei imestaks üldse, kui kogu selle nageluse peale, kus lõrisetakse üksteise peale, jõutakse ikkagi tõsiasjani. $1 triljoni väärtuses maavarad on Ühendriikide majandusele suurema väärtusega kui mingi sõprus Venemaaga ja kuidagimoodi diplomaatilisi kanaleid pidi see kõik puustitakse üles ja ma ei imestaks, kui kas nüüd 6 aja pärast või lühema aja pärast või pikema aja pärast need samad 2 tüüpi saavad jällegi kaamerate ees kokku ja ütlevad, see ongi vaadake väga pingeline olukord olnud, me vabandame üksteise ees ja minnakse edasi. Selles mõttes pragmatism, äri ja kaubandus kaalub selles uues maailmakorras üle nii palju teisi asju, mida me peame väärtusepõhiseks, et meil ei maksa ka sellise tagajärje üle üldse imestada. Huvid on huvid ja tõesti Euroopa puhul võib sageli öelda, et Euroopa huviks ei olegi tema nii-öelda majandus või heaolu, vaid ongi väärtuste ees seismine. Selle eksportimine või importimine teistesse riikidesse ja Aafrikasse, mis lõpeb väga halvasti. Aga selle sündmuse puhul ma rõhutaksin seda, et see ei juhtunud eile, mis me nägime. See ei juhtunud ka paari kuu eest, kuidas Trump on nüüd võimule tulles hakanud käituma, vaid see sügav kriis, mis Ameerika Ühendriikides praegu on, mida siis ühelt poolt on nagu demokraadid ja teiselt poolt vabariiklased, mida on ligi 10 aastat see kohatu poliitiline süsteem nagu juurutanud ja kandnud ja toetanud, mis saab veel haledamat olla kui see, et me nägime, et nüüd sellel presidendi valimiste demokraatide kandidaat oli Biden, kes oli juba nii-öelda raugastunud, kes ei sisaldanud seda usku, et Ameerika on suur, et Ameerika on maailmas juhtiv ka väärtuste suhtes. Et see allakäik on seal mingisugusel põhjusel pidev ja see annabki Trumpile selle eelise või võimaluse, et ta praktiliselt teeb, mida tahab, sest demokraatidel on seni ainult sõnad. Nad viimased 4-3 aastat ei ole kandnud seda vastutust, tõelist vastutust Ameerika eest. Ameerika pärast küsimus on selles, kas Euroopa oma väärtuspõhisusega ja paratamatult siiski ka üsna kopsaka majandusega, nii tarbimise kui tootmise mõttes, suudab nüüd tänasel hetkel olla see, kes ütleb, et jaa, et aga meie sõdime selle sõja lõpuni ja ameeriklased võivad teha seda, mida nemad tahavad. Oled sa kindel, et Euroopa ütleb seda või tahab seda öelda? Näiteks täna kogunevad Suurbritannias 18 Euroopa riigi välisministrid ja see, et sinna ei kutsuta Balti riikide esindajad, kelle sõnavõttudest oleks 100% +-0, et Euroopa peab sõdima seni, kuni Venemaa on andnud tagasi kõik maad, mida ta on agressiooni käigus vallutanud, Krimmi, tähendab, see teema ei kõneta enam. Miks me ei ole seal? Sellepärast ei olegi, et teatakse juba, mida me ütleme. Tegelik põhjus on selles, et see mingisugune sõel oli vajalik lihtsalt selleks, et me olime jälle selline collateral damage, et me olime nagu kaasnev kahju, sellepärast, et lükata sealt eemale Orban ja Fico, kes oleks kohe hakanud nagu Moskvale ette kandma, selleks tuli ka mõned teised väiksemad lihtsalt kõrvale jätta ja tekitada mulje sellest, et on mingi valik tehtud, aga ma tahtsin veel, sa ütlesid sellise kummalise asja, et see Ameerika mingi kummaline või see poliitiline süsteem, vabandust väga, tänavu on 250 aastat Ameerika revolutsiooni algusest, see on tohutu programm üle terve Ühendriikide, ühesõnaga see on üks edukamaid poliitilisi projekte üldse ajaloos, nii et see kindlasti ei ole kummaline, aga peab ütlema, et praegusel hetkel see vastuolud on jooksnud nagu tõepoolest, ütleme ummikus. Üks asi, mis ma selle teema lõpetaks, tahtsin veel
tähelepanu juhtida, on see, et see Trumpi kirjutis, mille ta avaldas samal hetkel, kui Zelenski oli majast väljunud, tal oli juba see valmis, juba tal oli see nagu üles pandud ja ta ütles seal sellise nagu huvitav lause, et mulle tundub, et see mees arvab, et kui et ta kasutab meid nagu oma huvides ära, et ta arvab, et me oleme nagu tema poolel, aga ma ei taha, et ta arvab, et me oleksime nagu tema poolel. Ma tahan rahu. Ja see näitab minu meelest väga hästi nagu seda tema positsiooni, et ja selgitab tema positsiooni ka Putini suhtes, et ma ei taha kellegi poolel üldse olla. Ma olen lihtsalt selline nagu vabalt Peter printsiibi järgi vabalt õhus hõljuv apeks, mis ripub kõigi kohal, paneb jõujooned paika, liigutab planeete, aga ma ei ole kellegi poolel ja see on tõepoolest selline jumalik positsioon. Sinu öeldule lisaks 2 päeva tagasi pikendas Ameerika Ühendriikide sanktsioone Venemaa vastu. Kõiki sanktsioone. Jah, nii et see ei ole üldse nii, et ta oleks just nagu mingi Kremli pool. Aga samal ajal koos Elon Muski USAID siis blokeerimisega on blokeeritud $100 miljonit, mis olid määratud Ukraina energiasüsteemi ja elektrivõrgu ülesehitamiseks. See nüüd seisab, seda raha ei tule. Keskpäevatund. Keskpäevatund jätkab. Tallinna stuudios Marek Strandberg, Ignar Fjuk ja Priit Hõbemägi. Vist on juba meelest ära läinud, aga esmaspäeval möödunud nädalal tähistasime Eesti Vabariigi 107. aastapäeva ja presidendi vastuvõtul Estonia teatrimajas rääkis president Alar Karis muuhulgas oma kõnes ka sellest, et Eesti pikaajaliseks arenguks on kindlasti vajalik samm hariduse uuendamine, mis tähendab siis seda, et arusaamad õppimisest tuleks ümber vaadata ja võtta kasutusele uusi tehnoloogiaid ja uusi võimalusi. Ja järgmisel päeval, siis juba teisipäeval, kuulutas president koos ettevõtjate ja haridusminister Kristiina Kallasega välja uue haridusprogrammi nimega TII-hüpe 2025. Ja see TII-hüpe, ma saan aru, et siin on nagu väike viide siis tiigrihüppele, et tiigrist on järgi ainult TII, aga jah, võib-olla oleks võinud olla kuidagi ägedam, äkilisem või paremini meelde jääv selline brändimine sellele, aga see selleks. Põhimõtteline siis selle programmi idee on siis selles, et koos suurte IT-firmade või siis nii-öelda ükssarvikutega rikaste IT-ettevõtetega ja haridusministeeriumiga viia Eesti või aidata Eesti koolidel kasutusele võtta siis tehisintellekt ja õpetada siis lastel seda kasutada ja anda ka õpetajatele nii-öelda tõuget selleks, et nad oskaksid õigemini seda kasutada. No selle projekti osaks muuhulgas juhin tähelepanu on ka asjaolu, et soovitakse osta sellel aastal juba 20 000 õpilasele ligipääs erinevate tehisharude hulka saamiseks nii-öelda tasuline ligipääs, mis võib tähendada ka täitsa mitut miljonit tulevikus veel suurema inimeste hulga ligipääsu sellele. Ja ma mõtlen seda, et see kõik on toimunud nagu ühtäkki üle jala, ei tea kust tulnud mõtte peale, mis tundub olevat popp ja huvipakkuv, aga arutelu selle üle, et mida tegelikult tähendab see, kui inimene saab ligipääsu ja on teada, millise inimesega on tegemist, siis ju iseenesest ka selle inimese profiil koos kõigi kasutusega rändab kuhugi mingi platvormi peale, mida me ise ei kontrolli ja nii see päriselt on. Kui ma tundsin huvi erinevate siis tehisintellekti ja superarvutusega seotud ja ka Tartu Ülikooli nii-öelda selle valdkonnaga seotud juhtisikute käest, et kas ennem selle huvitava plaani väljakäimist näiteks nendega sel teemal kõneleti ja kõik nad vastasid, et ei, et see on huvitav teema iseenesest, aga nad ootavad väga, millal nendega kõnelema tuldaks, sellepärast et vähemalt nendega sel teemal ei ole vesteldud. Ja ühtäkki on meie haridusminister sellepärast samamoodi, kus meie nagu peamine probleem tänasel hetkel, me saame aru, on kooli keele küsimus, millist keelt räägitakse koolides, on hüpanud ka selle natukene nagu äkilisena ilmunud programmi peale, mille sisust nagu väga täpselt aru ei saagi
uurisin, mida on teinud soomlased ja Soomes on ka selle teemaga tegeletud päris pikka aega ja järeldusele jõutud, et ei tehisaru sellisel kujul, nii nagu ta oma võimalusi pakub, võib ju inimestele õpetada, ta on üks tehnikavahend või tehnoloogiavahend, mis olemas, aga nemad on jõudnud järeldusele, et neil on vaja ikkagi oma lahendust ja füüsika üliõpilastega koos on näiteks loodud selliseid lahendusi, kus on võimalik siis nende enda kontrolli all olevate tehisharude abil inimest juhatada õigete lahendusteni, mille ta ise leiab. Ehk et see kampaania korras käivitunud, et teeme midagi samasugust nagu oli tiigrihüpe, tekitab väga paljudes pedagoogides tänasel hetkel ja õpetajatest küsimusi, et milleks see. Ja öelda, et nüüd tehisharu on kõige popim asi täna maailmas, väga ei saa, sellepärast, et Microsoftki oma juhi kaudu on öelnud, et kuulge, et tehisharu on majanduslikus mõttes igati ülehinnatud ja tegelikult lahendused peaksid olema sellised, mis ka majandust päriselt mõjutaksid ja tänasel hetkel ükski neist tehisharudest seda võimalust ei ole pakkunud ja juhin tähelepanu, Microsoft on vahepeal hakkama saanud täiesti uute pooljuhtide leiutamisega ja valmis teinud maailma esimesed efektiivsed ja toatemperatuuril töötavad kvantprotsessorid, mis on palju olulisem samm tuleviku suunas kui võib-olla see, et massiliselt tehisharu koolides kasutama hakata. Võib-olla ma lisan, et eeldus taoliseks kampaaniaks on see, et mida on ka president tõenäoliselt väitnud, võib-olla ma tsiteerin ebatäpselt, et noored, kes mõistavad, kuidas tehisintellekt toimib, saavad parema kontakti ümbritseva maailmaga. Võib juhtuda, et nad läbi selle uue võimaluse, et nad nii-öelda allutavad ennast arvutile tehisintellekti maailmale või nad teevad seda endast pantvangi sellele, et see võib hoopis selle kontakti hämastada või kaotada. Et see on ääretult ohtlik ja kui nüüd sellest tuletada ja väita, et see oleks just nagu selle e-Eesti järgmine arenguetapp, et see tagaks meile nutikad noored, nutikad töötajad, nutika Eesti, et see võib olla täiesti ülehinnatud ja ma avastasin ühe väga huvitava mõiste, mida nüüd selles kontekstis on hakatud kasutama, et see nii-öelda TI hüppe on nagu võti või esimene hüppe, et Eesti astub digimajanduse ajastusse. Ei tea. Ei, ma ütlengi, et see seab kahtluse alla selle tõsiseltvõetavuse, et läbi ühe kampaania või läbi selle ühe väikse elemendi, mida meile tänapäeva tehnoloogia võimaldab, ei saa tekkida uus ajastu. Me ei saa kiviajastus seetõttu ei sattunud kuskile mujale. Tähendab, see kõik on kuidagi nagu ülehinnatud. See logiseb igate pidi, on ülejala tehtud ja veel kord, et jah. Ma tahaks ka natuke sel teemal esindada, et see tehisintellekt on selgelt selline lõhkuv tehnoloogia. See on selline destruktiivne tehnoloogia, see teooria on ammu juba 20 aastat vana, see loodi koos internetiga, mis tähendab seda, et see on tehnoloogia, mis suure tõenäosusega muudab tööstusest ja ühiskonnaelust väga palju. Et see on nagu tänaseks täiesti selge, et see, mida sellega võib teha, need, kes seda kasutavad, need teavad juba üsna palju, mida mina eile näiteks tegin siis selle ChatGPT-ga. Mind hakkas huvitama see, et kuidas siis oleks võimalik olnud ära hoida seda konflikti Valges Majas. Ma võtsin ja kuidas oleks pidanud Zelenski käituma selleks, et siis konflikti mitte sattuda. Siis ma otsisin selle teksti, transkriptsiooni, siis panin selle ChatGPT-sse sisse ja kirjutasin talle prompti. Ja ka see promptis ma ütlesin, et jäta Vance'i ja Trumpi siis tekstid samaks, aga modifitseeri Zelenski teksti nii, et seda konflikti ei oleks tekkinud ja see oleks nii-öelda olnud selline nagu jääks diskussiooniks ja siis natukese aja pärast mul oli see olemas, siis ma lugesin läbi selle ja põhimõtteliselt see, mida siis see ChatGPT soovitas, oligi see, mida tegid Keir Starmer ja Macron. Alati, kui ta tuli mingisugune vastulöök, siis soovitas siis ChatGPT öelda, et tänada Ameerikat kõigepealt suure toetuse eest
ja siis niimoodi leebelt nügides, aga mitte kordagi minna nagu sellisse konflikti. No see on lihtsalt üks näide, mida me kõike võime sellega teha, aga nüüd konkreetselt selle teema juurde, et minu meelest ei ole seda kõike vaja üldse mitte nendele õpilastele, et see maht kokku siis paari aasta jooksul on 5000 õpetajat ja 60 000 õpilast, gümnaasiumi õpilast, keda siis soovitakse nii-öelda koolitada. Ma pigem arvaks, et need gümnaasiumi õpilased õpivad niikuinii õpivad nagunii, kasutavad vanemate tasulised või muud kontod, nagunii nad kasutavad seda ammu juba, ega siis ilma asjata õpetajad ei räägi, et pole vaja teha kirjalikke töid, sellepärast et me ei tea, mis viisiga see on tehtud. Ühesõnaga, õpilased oskavad seda tõenust, aga ma arvan, et see on hädavajalik õpetajatele. Ma arvan, et õpetajad seda väga ei oska, isegi üks õpilasühenduse juht ütles siis Postimehele, ütles seda, et õpetajad vajavad koolitust sel ajal, et just nimelt õpetajad on kartlikud. Nad peavadki olema, haridus on mingis mõttes selline konservatiivne asi, nad peavad nagu olema mingis mõttes ettevaatlikud. Me oleme seda näinud juba pikka aega, kuidas haridustehnoloogilised uuendused ei edene Eesti koolis tihtipeale, siis kui õpetaja ei ole nii-öelda haridustehnoloogiaga kokku puutunud, kui ta ei ole nii-öelda eesrindlik tehnoloogiliselt, siis tema klassi õpilastes võib olla kõige moodsam tehnoloogia, aga see jääb sinna samasse. Ma olen seda oma silmaga näinud, väga kurb lugu küll, aga ma arvan, et seda programmi on vaja eeskätt õpetajatele, et õpetajad vedada ja meie oma kogemus siin selles Postimehe majas näitab, et ka ütleme 6 või 8 tunnilise AI koolitusega on võimalik teha inimestele väga-väga hästi selgeks, mida on võimalik teha isegi kõige lihtsamate tasuta AI siis vahenditega, kuidas kirjutada nendele prompte, kuidas neid panna enda kasuks tööle. Ja ma arvan, et kui see programm, milleks on 2 aasta jooksul määratud praegu siis mingisugune mõned miljonid, kusjuures ma arvutasin välja, et 1 aasta jooksul, kui me võtame, esimene aasta, kui me võtame siin 20 000 õpilast ja siis hulga neid õpetajaid, siis kui panna kõigile tasuline ChatGPT, siis see ületab juba 3 miljonit. Järelikult 4 miljonit oleks umbes kohu. Jah, seal peavad olema mingisugused teised mingisugused lahendused. Ja veel kord jooksvalt selle teemaga kursis olevana võin öelda, et ChatGPT puhul juba on märgata seda, et mida vanemaks saab mudel, seda seniilsemaks see muutub ja veel kord maailma tööstusega seotud inimeste puhul õlakehitused, mis on selles osas, et milleks see siis nagu vajalik on, neid õlakehitusi tuleb järjest rohkem ja rohkem ehk otsimist selles kohas, et kuhu seda siis majanduse mõttes panna, on täna rohkem, kui meil on vastuseid. Ja see ongi, ja teine asi veel kord korrutan seda ja jäängi korrutama, et see on programm, mis on käivitatud niimoodi, et Eestis sellega igapäiselt kokku puutuvad teadlased ja õpetlased ei olnud isegi kursis, et selline plaan on, neilt ei ole küsitud ühtegi sisulist küsimust sel teemal. Loomulikult nad on väga avatud ja loodavad, et sellest saab midagi väga tähtsat ja olulist, sellepärast, et nende töö on sellega seotud, aga see on see anatoomia, millisel moel see programm on tekkinud. Aga kindlasti seda nii-öelda hoiakut, mida sa, Marek, praegu põhjendatult kandsid, ma ei võtaks väga tõsiselt, sest kõik algatused, mida seda laadi maailmas ette võetakse, mida ka sajandi alguses Eestis toimus, kui toimus see nii-öelda ID-kaardile üleminek ja selle juurutamine, kus oli ka, nagu praegu on kavas 50 ja 50 kaasatud ka erakapital, toona siis olid kõik pangad ja telekomfirmad, et see süsteem hakkaks tööle, siis tol ajal ma mäletan seda aega hästi, et väga palju võimekusi, mida täna me naudime koos selle ID-kaardiga, sealhulgas ka valimistel osalemist, et seda me ei osanud ette näha. Ja ka see kampaania, mis väga imelikke eesmärke on ka seadnud, ma kuskilt lugesin, et see TI-hüpe, see ei ole mitte ainult tiigrihüpe, vaid tehisintellekti hüpe, et see sisaldab ka võimalust, et tulevikus on kõikidel õpilastel võimalik õppida personaalse programmi järgi, nii et see on järgmine samm sellest personaalsest riigist. Muidugi on võimalik teha mida iganes, mina olen lasknud teha endale personaalse treeningprogrammi ja selle üle ka arutatakse, keskkondades leitakse, et üldiselt on täitsa okei. Aga ma tahangi öelda,
öelda, et igasugune sedalaadi algatus sisaldab võimekusi, mida me täna ei oska ette näha. Nii et päris vett ma sellele peale ei tõmbaks, ainult et me peame ohtudest ennast teadvustama. Lapsed, kes kasutavad kodus, siis tehisintellekti või ChatGPT kasutavad seda nii, et nad ütlevad, et selgita mulle seda ja seda asja nii, nagu sa selgitaksid 8. klassi õpilasele. Ja nad ütlevad, et see on parem, kui seda teeks, see on parem kui vanemate või õpetajate poolt. Täpselt nii on, võin kinnitada. Just, ja siinkohal väike paus. Keskpäevatund. Keskpäevatund jätkab. Otse stuudios Marek Strandberg, Inar Fjuk ja Priit Hõbemägi. Ja räägime nüüd sellest suurest energeetikabluffist Suur Mull, mis lõhkes mõnda aega tagasi, aga mis oma lõhna levitab paremale vasakule, mis seisneb selles, kuidas Eesti Vabariigis kõige kõrgemal tasemel bluffiti üles energiavajadused, räägiti, kui palju miljardeid me peame maksma siis meretuuleparkide arendajatele ja kui palju miljardeid meie kõik siis selle pealt kõik kokku hoiame. Lõppkokkuvõttes, kui hakati otsima, kuidas need arvutused olid tehtud, siis tuli välja, et need arvutused olid sisuliselt kirjutatud vee peale, need olid välja arvutatud sellisel viisil, et oli eeldatud, et kui mingid suured tööstusettevõtted soovivad ennast Eestis arendama või ennast Eestis püsti ajama hakata, kui palju neile võiks siis elektrienergiat vaja minna, kus kohas nad võiksid olla. Ja siis see oli üks selline huvitav tabel, mis siis suurte pingutustega õnnestus bürokraatiaaparaadi lõugude vahelt välja tõmmata, kus olid siis üks suur ettevõte, teine suur ettevõte, viimases, et nemad võiksid siis, kui nad tuleksid, siis nad võiksid kasutada nii ja nii palju energiat, aga viimases lahtris oli kirjutatud, et firmal pole ühtegi töötajat või nad on ostnud ainult maalappi, et firma pole ostnud isegi maalappi, tegutseb Norras, aga ka seal ei ole ühtegi töötajat ja käivet ei ole. Nii et suur osa sellest imelisest elektrienergia vajadusest, mida pidid siis need tulevased tuulepargid hakkama rahuldama, oli kirjutatud vee peale. No siin muidugi üks asi, et loomulikult, et me võime ju kõige halenaljakam selle juures ongi see, et on tehtud sinna vahele aega, vaeva, raha, tähelepanu neelav lavastus, mille sisu on see, et mõtleme pingsalt välja, milline ettevõte, kui palju energiat võiks tarbida, küsime nende käest mingeid garantiikirju ja ma ei tea veel mida. See lavastus... Aga mitte ettevõtete käest, vaid nende inimeste käest, kes on öelnud, et me võib-olla teeksime äkki kunagi, aga ma päris täpselt ei tea. Aga selle küsimuse võib ka vahelt ära jätta ja poliitik, kui ta on hea poliitik ja kui ta tunnetab maailma, võib võtta ka selle riski ju niisama. Öelda, et aga me ehitamegi tuulepargi, kust meil hakkab tulema näiteks 5 teravatt-tundi, 10 teravatt-tundi energiat aastas ja eks me siis vaatame, mis sellest saab. Aga hea on, kui energiat on, kuna seda on kogu aeg vaja. Seda ei ole tehtud ja selle asemel on käinud nüüd, ma vaatan, et just ajaliselt juba üle aasta tants selle kohta, kus näiteks hinnatakse äriplaane ja mida iganes ja seesama vee peale kirjutamise näide on väga hea näide sellepärast, et nendel faktidel, õigemini arvudel, mis sellistesse kummalistesse tabelitesse tuleb, ei ole mitte mingit sisu. Kui meil keskkonnaminister teatab, et oi jah, et meil mingi ametnik eksis seal mõne miljardiga või mis iganes, et võimetus arvutada, võimetus sisuliselt aru saada oma valdkonnast ja oskus alati öelda, et ei, aga see oli ikka see ametnik, kes eksis, ütlemata, kes oli see konkreetne ametnik, jätab meist ikkagi, mitte maailma jaoks laiemalt, aga me enda kodanikele ikka päris jubeda mulje. See on ikka väga kummaline, et ma olen selles nii-öelda energiadiskessioonis juba teist korda. Esimene kord oli circa 25 aastat tagasi, kui Eesti valitsus ja oli soov müüa Eesti Energia koos põlevkivivarudega ja Eesti põlevkiviga mingisugusele Hollandis registreeritud ettevõttele Energy ja ma Riigikogu liikmetest, kes ka selles komisjoni kuulus, kes seda menetles, olin ainukene, kes kogu selle eellepingu teksti läbi luges ja leidsin need veakohad ja tegin nii-öelda
tõrjetööd, et Eesti seda lepingut ei sõlmiks. Aga nüüd selles olukorras minu jaoks on paar küsimust, millest ma nagu ei suuda, miks võetakse eelduseks näiteks see, et elektritarbimine peaks mingisuguse aja jooksul kas kasvama 50% või 100%, sõltumata sellest, kas nüüd aluseks on mingisugused unistused mingisuguse ettevõtte loomist või mitte. Mina saan aru, et päev-päevalt muutub tehnoloogia vähem energiat söövaks. Nii nagu valgustuses, nii ka masinates, tehnoloogiates, tegelikult meie horisondis peaks olema, et elektritarbimine väheneb. Seda esiteks. Teiseks on mulle arusaamatu see mõte, et me peaksime taastuvenergiast ehk siis päikse ja tuulega tagama 100%. Mis see tähendab? Kui tuult ei ole ja päikest ei ole, siis on see siis 0%. Ja kui see on, kas siis on 100%? Et milles see vahe? Järgmine küsimus, millest ma ei saa aru. Miks käsitletakse seda teemat nii-öelda tehnoloogia põhiselt? Mina saan aru, et meil on vaja energiat ja see peaks olema tehnoloogia neutraalne, sõltumata, kes seda energiat meile annab. Me ei peaks eelistama, et näiteks meretuuleparkidele maksta miljardeid, sellepärast, et nad toovad tuult meile merelt. Ja samas näiteks maatuuleparkidega on ettevõtjad Eestis ja meie naabritel, kes ütlevad, nad hea meelega tulevad Eestisse või on Eestis ja teevad need maatuulepargid igasugused dotatsioonid. Miks riik pakub seda ja kelle huvides? See kokku arendajate huvides, sõber. Kelle huvides? Arendajate huvides. Ei, aga arendajad ütlevad, nad teeksid seda ilma. Need ei ole arendajad, need on sõbrad, kelle huvides seda tehakse. Siin ongi, sul oli väga mitu küsimust, neile võiks vastata tunde ja tunde, aga asja sisu on ju selles, et nüüd kui ühtepidi me oleme adunud, et kõik võimalik digitaalne maailm oma serverite ja arvutitega ilmselt neelab aina rohkem ja rohkem energiat, on küsimus ka selles, et milline see tuleviku majandus välja näeb. On üks õnnetu printsiip, nimelt Jevonsi printsiip, mis põhineb inimese ühel kummalisel omadusel, et me maksimeerime kogu aeg oma laiskuse ja ahnuse korrutist, et seda nimetatakse küll erinevates mudelites küll koostööks ja milleks iganes, aga ahnuse ja laiskuse korrutis kogu aeg kasvab. Ja selle tulemusena me tahame aina rohkem ja rohkem. Kui on palju, me tahame rohkem. Ja Jevonsi paradoks ütlebki, et kui on olemas ka energiatehnoloogiad, mis muutuvad efektiivsemaks, siis neid lihtsalt kasutatakse rohkem. Kuidas sellega toime tulla? Ma ei tea, kas see on nagu inimese genoomis sees või milles see sees on, aga igal juhul ajalugu on niimoodi läinud. Ja selle tõttu poliitilise riski puhul ongi see, et kui me täna tarbime nii palju, siis me teame, et me tulevikus tarbime millegi tõttu rohkem. Me asendame väga palju näiteks vedelkütuseid nüüdsel ajal elektriga. Me teame, et see toimub. Me peaksime selle peale ka mõtlema, et kui me tõesti tahame olla sõltumatud vedelkütuste impordist, et siis me peaksime kasutama elektritransporti. Mingit selget mõtet on vaja, mis ei lähtu mingisugusest juhusest ja emotsioonist või arvutusest. Siia ma tahaksin veel sinu juttu kindlustada sellega, et on olemas üks selline reegel, mis kõlab niimoodi, et töö tegemiseks antud aeg kasutatakse alati lõpuni ära. Seda nimetatakse kui üliõpilase reegliks, et ükskõik kui palju aega sa annad üliõpilasele oma kursustöö tegemiseks, ta teeb selle ikkagi ära eelmisel ööl. Ja see näitab, see kinnitab veel seda sama, mida sa ütlesid, et mida rohkem meil on, mida kasutada, seda rohkem me tahame saada. Aga siinkohal paneme täna selle saatele punkti. Täname teid kuulamast ja kohtume taas nädala pärast. Keskpäevatund.